Hello. Sina ja mina jälle. Ma läbisin just seda Jüri ringi. Kes on seda kord sõitnud, teab, et see on selline omamoodi läbimine. Mul on tegelikult Tallinna poolt tulles on see juba täitsa selge, ma üldse enam ei närveeri ja sõidan suht lebos seda Jüri ringi. Aga ma tulin praegu Jüri poolt, sõitsin, sest ma viisin Mihkli Jüri sinna staadionile või kooli mängule ja pidin siis sealt ära sõitma ja sõitsin Jüri poolt Jüri ringile. Ja kas ma sõitsin valesti? Jaa, ma sõitsin valesti ühe korra, aga õnneks sain suht ruttu nagu vea parandatud, et ei pidanud kuskile pikka teed edasi sõitma. Igal juhul ma jõudsin kohale. Aga kuhu ma jõudsin? Ma jõudsin Kurna parki. Meie jõudsime. Jah. Tulime väiksele teidile Leokesega. Sest et ma viisin Mihkli mängule ja siis mul oli korra mõte, et sõidaks Ülemistesse, vaataks ringi, vaataks väikselt juba äkki mingid kooli asju, üht-teist on ju. Aga siis ma mõtlesin, et mul on ju endal siin lähedal, palju lähedamal. Nagu nii kihvt see keskus. Nimetavad seda keskuseks, ma ei teagi. Aga see Kurna park ühesõnaga. Ja siin on põhimõtteliselt kõik need poed olemas. Ja tegelikult see Decathlon on veel nagu eriline on ju, kus ma tahaks nagu piiluda. Siis mul oleks vaja Leole tegelikult praegu juba mingit pusa, sest et ma ei tea, ta ainult lülitan auto välja, siis äkki parem rääkida. Ta ainult viskab nagu seda kasvu ka kogu aeg, et ma mõtlesin, et tal on vaja mingid nipet-näpet, mingid riideesemeid. Ja ma mõtlesin, et ma teen äkki järgmine nädal, täna on, ma vaatan korra, mis kuupäev täna on, ma isegi ei tea, millal ma selle vlogi kokku panen, nii et võib-olla ongi hea. Täna on 10. august. Ehk siis sisuliselt ma arvan mingi nädala pärast võiks hakata juba mingeid kooli asju vaatama ja varuma. Ja ma täitsa mõtlesin, et ma tulen seda seekord siia Kurna parki tegema, sest et võib-olla on siin vähem rahvast, suht tõenäoliselt on. Ja siin on tegelikult väga okk valik minu meelest, nagu siin on spordipoed on ju, kooli asju saab siit, Briannal ongi vaja mingid trenniriideid, mingid süksid asju. Ja see on mulle tegelikult kodule palju lähemal. Ja sellel on see eelis, et siin tegelikult käib palju vähem rahvast ka. Nii et, ja muidugi ärme unusta, on ju. Ärme unusta igeet, mis siin kõrval on. On ju? Eks igeet ei saa unustada, sest Igea on kogu minu süda, kogu minu eksistents. Nii et ma mõtlesin, et meil on peaaegu 3 tundi Leoga aega. Brianna on Pärnus. Peame siin aega parajaks tegema, sest ma pean Mihklile mängule järgi ka minema mingi peaaegu 8. Brianna on Pärnus. Peaaegu 8, nii et praegu on kell mingi 5, 17.06. Jah. Ehk siis sisuliselt mul on aega siin natukene ringi jalutada, siis mul on aega piiluda ka Igeasse. Ja võt, nii et selline plaan on. Aga tere tulemast uude vlogi. Ma ei tea, mitme nädala peale see vlog nüüd jaguneb. Ja mida me siin kõik filmime, aga kuidagi tuli tunne, ma pole nüüd paar päeva filminud. Tuli tunne, et võtaks kaamera kätte ja jäädvustaks veel seda augustikuud. On ju? Jah. Võt. Nii et lähen vaatame, mis siin Kurna paris pakutakse. Ma pean ütlema, et täna on pühapäev ja ma ütleks, et siin tegelikult omajagu rahvast isegi on. Vaatame, mis tunne seal sees tekib.
autos tagasi. Ma loodan, et mind on kuulda, kui ma pean lihtsalt seda autot tööle panema. Selle teel jah. Sellepärast, et siin on nii palav. Aga oodake, ma mõtlen juua ka. Heavenly ei ole sponsoreeritud. Kuigi arvestades seda, milline sõltuvus mul on sellest joogist, siis see sama hästi võiks olla. Ma reaalselt see Liis Lemsalu oma, see vaarika ja rabarberi oma on mu lemmik. Lemmik, see on nii hea lihtsalt. Nii, igal juhul. See kuradimaa Kurnapark hakkab mulle järjest rohkem meeldima ja lihtsalt ma ei tea, siin on parkla suht autosid täis. Kas nad on kõik Decathlonis, sest ülejäänud keskus oli täiesti põhimõtteliselt tühi. Ja Decathlon on ainuke pood, kuhu ma ei jõudnud, sest et Leoga poes käimine on omaette katsumus. Aga me saime hakkama. Ma käisin Pepkos, ma piilusin korra Takosse, ma käisin korra siin seis. Ei jõudnud, tahtsin väga minna. Siin on üks mu lemmikuid sisustuspoodega, mis on see Alan Deco. Jah, sinna kahjuks ma ei jõudnud. Korra piilusin Sportlandi ja Nike outleti ja siis võtsin kiirelt Leole mingi ampsu, sest et muidu me ei oleks seda käiku üle elanud. Ja ma tahtsin just korra piiluda, et mis siin Sportlandi, tegelikult ma tahtsin Decathloni ka minna, aga me ei jõudnud. Aga 100% ma tulen siia tagasi Briannaga, ma saan siit kõik kooli asjad talle täiesti kindlalt. Sportlandis olid mega allahindlused trenniriietele. Et kui ma nagu mingi õuest rööpamisriideid Leole sisuliselt võin osta Pepkost, ma võin näidata ka kohe, mis ma ostsin. Mingid T-särk, ma ei tea, lukuga pusa, mingid lüksipükse, kõik on mingi paari euro ringis. Siis spordiriided on minu meelest ühed asjad, mis peavad olema kvaliteetsed. Nad peavad nagu laskma kehal hingata, jah. Nad peavad olema mugavad seljas, ehk siis need on nagu asjad, millelt ma tihti kokku ei hoia ja jalanõud on nagu teine. Aga muud näiteks Leo lasteaia mingid siseriided, T-särgid vabalt võin osta ja Pepkost paari euriga on ju. Aga ma nägin nii palju, nii ilusaid jalanõusid siin Sportlandis. Jumal tänatud, et mul ei olnud aega praegu proovida, sest ma ilmselt emotsiooni pealt oleks nii mõnedki ostnud. Nii ma arvan, Brianna on väga excited, et me siia tuleme seda ühte nii-öelda päeva veetma. Ja ma juba nägin ka mingid jalanõused, mis talle kindlalt meeldivad. Nii et väga-väga elevil. Aga mis ma ostsin Leole Koobima pannkoogid, et me jõuaks ka kiire IKEA-tiiru teha, sest et kell on alles 6:45, mis tähendab seda, et IKEA pannakse 8 kinni. Ma peaks hakkama 7:30 siit hiljemalt vist sõitma, et jõuda mingi 7:38 sinna Jüri kooli. Ja mul on tund aega, et IKEA-s nautida. Aga mis me ostsime sulle? Me ostsimegi Pepkost ja siin seistusime talle ka 2 särki. Sellised, siin seist siis selline särk ja selline särk. Ja mida ma soovitan? Ma ei tea, kuidas see tüdrukutel on, aga poistel on see isegi kind of cool minu meelest. On see, et ma ostan talle suurus või 2 või mõnikord isegi 3 suurust suurema särgi, mida ta kannab. Esiteks sellepärast, et ta saaks kauem kanda. Teiseks sellepärast, et nad, ma räägin, nad ei ole mingi tippkvaliteet, on ju. Nad tõmbavad pesus kokku, eriti kuivatis ka, kui sa kuivatit kasutad. Nii et need tõmbavad veits pesus kokku anyway. Ja minu meelest need lihtsalt suurem suurus lihtsalt tal on väga palju mugavam ja pluss ongi see praktiline väärtus, et ta saab kanda kauem. Siis sellised täitsa tavalised pika varukaga särgid Pepkost. Oota, mis maksid ka? 3 euri 2 tükki. See üks särk oli 99 senti. Ja see oli 1,99. Ja see suurus on 104, 3-4 aastastele on ju. Ta saab 2 tegelikult.
et ma räägin, ma võtan suuremaid suuruseid. See oli ka Pepkost T-särk 1,70. Selline kollane nunnukas. Ma ei tea, kas siit on näha ka, ma loodan, et on. Siis selline mingi komplekt oli. Ma mõtlesin, et äkki lasteaeda nagu võib-olla isegi tudjuriieteks või midagi. Ma ei tea, ta läheb nüüd mul lasteaeda, sügisel septembrist hoiust siis edasi. See komplekt oli 3,30. Selline bluus ja sellised lühikesed püksid. Väga nunnud. See on ka suurus, ma pakuks, et 98. Okei. 98. Siis sellised tavalised pikad dressipüksid. Need olid 1,30 tibuga. Sellised, ma ei tea, neid läheb ikka vaja minu meelest. Wow, ma räägin nagu ma hakkaks püksi laskma varsti. Nii kiire, aga Leoga need toimetused peavad käima väga kiirelt. Siis sellise nunnu pusakese. Selline karu kõrvakestega. Selline. See maksis 6 eurot. Ja ma alati eelistan Leol neid lukuga käivaid pusasid, sest et ma ostsin ühe mega ägeda pusa Saarast, mis käib üle pea ja seda on nii tüütu selga panna, sellest ära võtta, tal on täiega ebamugav, mõnikord tal on suu must või midagi, siis see pusa on automaatselt must, ühesõnaga ma üldiselt väldin neid, mida üle pea tõmmata. Ja kas oleks mina, kui ma lahkuksin poest selliselt käigult ilma küünlata? Ei ole. Ja siin see oli Pepkost, sorry. Pepko kohviküünal, see oli latte või? Jah. Oh my god, kui hea see on. Seda sügishommikul, pimedal sügishommikul endale põletada, väike kohvi juurde, hommikul ärgata. Oh my god, ma juba näen seda idülli sündimas nagu imeline. Nii et selline kiire haul, kiired ostud, kiired tegutsemised ja sa teed juba tšau-tšau, jah? Nii et Kurna park. I get you. Ma hakkan juba suunduma sinna fändusesse, kus mul on Ikea ja Ikea on meil südames, Ikeasse me kohe läheme ka. Nii et oh my god, ma juba kujutan ette, kui õnnelik Brianna siin on. Ja Briannaga ma saan vähemalt rahulikult kahekesi saame võtta selle aja. Ja teate, ma loodan, et te vaatasite mu eelmist videot, kus ma rääkisin oma aja planeerimisest ja andsin igast muid tippe. Kui sa ei ole seda näinud, palun mine vaata. Ma panin kalendrisse endale terve päeva kinni selleks. Nii et we're gonna take some time. Nii. Susliit. Tahad juua ka vahepeal või? Täda, mida siit juua? Ma olen nii elevil, nii lahe. Okei. Ma nüüd vahetan asukohta ja suundun Ikeasse. Ma olen siin Ikeas ja siin on nii palju rahvast, et mul on väike ärevus filmimise ees. Aga ma olen lillede ja vaaside juures ja küünalde juures. Ja hirmus tahtmine on võtta paar lille, kunstlille. Aga ma arvan, et Mihkel jätab mu maha, kui ma seda teen. Sest et vihkab neid plastiklilled, nagu ta neid nimetab. Nii et ma ei teagi. Ma ikkagi vaatan korra veel. Nii, kell on 7:30 ja me lõpetasime oma väikse shoppingu siin Ikeas, kus oli nii palju rahvast, et mul natuke tehkis ärevus, aga ma andestan sulle Ikea, sa oled ikka minu jaoks forever lemmikkoht, kus olla. On ju?
Leo on ka alati siin nii rõõmus, mitte üheski poest ta pole kunagi nii rahul ja rõõmus kui siin, ma ei tea, what's the vibe. Ostsin oma selle aasta esimese kõrvitsa, sest lihtsalt ei suutnud vastu panna. Isegi Leo nuusutas seda poes, talle meeldis. Ja ma tegin midagi totaalselt kriminaalset ka, nii et Leo, me oleme sinuga varsti kahekesi. Või õigemini, mina olen ilmselt täna õhtust üksik ema, sest ma tegin midagi, mida Mihkel absoluutselt ei salli. Ma ostsin kunstaime. Ja mitte lihtsalt selle väikse oksakese, mida vaasi panna, millele võib-olla oleks saanud silma kinni pigistada. Vaid ma ostsin full väikse puu. Ma ei saanud. See oli uudistoode seal. Ja mina, vana ige ja ohver. Ma ei saanud seda jätta sinna. See maksis 12 €. Vaas oli peaaegu 6 €. Ja ma nägin seda meie elus, meie ellu tulemas, sinna sobimas. Ja vabandust, mul ükski elustaim ei püsi, ma olen täiesti kohutav. Ma ei ole endale seda taimemaailma selgeks teinud, ma pole sinna sukeldunud. Võib-olla someday, not today. Nii et ma ostsin selle kunstpuu, nii et väike üllatus Mihklile pärast jalkamängu. Kohe lähme, kallis. Ja siis ma ostsin mingeid neid sahtli organiseerijaid Briannale kooli alguse puhul siis nii-öelda sinna sahtlitesse, et saaks kooli alguseks mingit korda luua. Ja see väga tupli paneme natuke jahedamaks. Nii et selline kiire 3-tunnine shopping, väga edukas. Ja vaata, mis Mihkel siis ütleb. No tegelikult nii hull ei ole, aga talle tõesti, ta nimetab neid plastiklillideks. Mida nad tegelikult ju ka on, aga vaadake, see oli nii ilus. Ja see ei näinud üldse nii nagu võlts välja. Võib-olla natukene, aga kui sättida, siis ma usun, et ta teeb oma töö ära seal. Natuke värvi meile koju, sinna pruunide sekka. Aga ma hakkan nüüd sõitma. Panen oma vlogiga ülesse. Pidin kell 7 panema, kell on 7:30. Panen nüüd. Appikene, nad on nii armas. Täna hommikul juhtus kõige traagilisem asi üldse. Ma panin kohvimasini tööle ja kohv oli otsa saanud. Ja kõik kohv siit majapidamisest oli otsa saanud. Ja nüüd ma naudin seda hetke, mitu tundi hiljem küll, aga naudin seda hetke, sest Mihkel viis Leo hoidu ja käis tõi mulle kohvi. Täna on neljapäev. Ja eile, kuna ma räägin, mu kalender praegu augustikuu on kuidagi väga täis. Mul algab kool ka, aga üleüldse väga palju igast mingid muid toredaid küll asju, aga ikkagi on nagu sisse tulnud, mis on vaja olnud ära planeerida, nii et mul oli tegelikult ainuke päev eile, kus mul ei olnud mitte midagi plaanis ja ma lihtsalt panin endale kalendrisse aja terveks päevaks, et see on see päev, kus me võtame ette selle kooli shoppingu. See on meie peres selline väga eriline päev, see tekitab minus nii palju elavust ja see oli nii tore päev. Eile me tegime seda ja Briannakene pidi selleks siis sõitma, ta oli Pärnus muidu, sõitma korraks meile siia koju on ju. Ta tuli küll koos vanavanematega, aga ta nii väga tahtis tagasi minna, nii et ta läks nüüd tagasi ka, nii et tal oli selline kiire päev kodus ja siis tagasi suve nautima veel. Nii et eile siis tegime seda ja
mingisugune asi jälle nii-öelda käivitus minu, siis ma pidin kohe tegema ka Briannale mingisuguse nagu sahtlisüsteemi korda ja kõik, ühesõnaga on olnud kiire. Tegin sellest kooli shoppingust ühe jumala ägeda reisi minu enda hinnangul, tagasihoidlik arvamus on ju. Ja nii ägeda on juba nii suur tüdruk, et temaga selliseid nagu päevi koos teha ongi nagu siuke, ise nimetab siis girls day, siis meil oli selline girls day. Tore päev Kurna pargis. Ma pidin ennast tagasi hoidma, et mitte minna IKEA-sse, aga õnneks selleks aega ei olnud. Aga paistab, et täna me sinna siiski saame minna, sest ma ei tea, mis toimub Leonelliga, aga tema on lambist nii suureks kasvanud. Isegi see kuu aega, kui ta hoius ei käinud ja ta läks hoidu tagasi, sest need hoidjad seal olid nagu, issand, mis toimub, kuidas Leo nii suur on. Et ta ei ole enam üldse nii väike ja ta üldse nagu suur poiss juba ja nii asjalik ja ta voodi on talle väike. Me oleme seda edasi lükanud ja edasi lükanud ja edasi lükanud, aga tundub, et enam ei saa, sest et hommikul ärkab üles, et on kuskilt näost sinine, sellepärast, et ta lihtsalt lööb oma pead vastu neid võresid, sest tal pole ruumi seal enam. Nii et me peame talle uut voodit minema ostma. Meil on täna vaja minna Mäkiga arsti juurde, tal on kardioloogi aeg, temaga me käime ka kardioloogi juures. Tal on südahaige, käime iga poole aasta tagant kontrollis käima. Kas on vaja rohte suurendada, ühesõnaga, mis üldse see seis on. Nii et kell 11 on meil see kardioloogi aeg. Ja äkki siis pärast seda hüppab meie käest ka läbi. Ma ei tea, kuidas teiega, kas te ootate sügist ka natukene või? Sest et võib-olla on see nagu mitte selline väga populaarne arvamus. Aga minul hakkab augusti lõpu poole juba täiega tekkima see sügise elavus. Ja ma ei saa midagi teha, sügis on üks hooaegadest ja üks aastaaegadest, mis mulle meeldib ka super palju. Kui need lehed hakkavad kollaseks minema ja see päike veel paistab ja kuidagi selline uus hingamine tekib, ma ei tea, võib-olla see ei ole nii kõigil, aga ma tunnen sügise eest alati nagu väga suurt elevust. Üldse see aastaaegade vahetumise aeg, kui on jälle nagu mingi asi kuidagi lõpeb, et on saanud küllalt, kuigi ma ei tea, kas suvest saab küllalt, natuke võib-olla saab, aga kui aastaajad hakkavad vahetuma, saab sügisest hakkab talv saama, hakkab see jõuluvärk tulema, siis talvest tuleb see kaua-kaua oodatud kevad, kevadest suvi ja kõik see nagu see aastaaegade vahetumise aeg on alati minu jaoks nagu nii palju elamust tekitav ja nii palju, nii ägedat sügis dekoratsioone on juba igal pool, nii et ma pidin seal kooli shoppingul Briannaga ennast natuke tagasi hoidma. Pepkos, siin seis, isegi vist Selveris, kus ma veel olen neid, on nii palju ägedaid sügisasju ja kui muidu mulle tundub, et Eestis on pigem selline, et kuidagi selline odav kaup või et et see oranž on siuke kärtsoranž on ju, et ei ole selliseid nagu neutraalseid toone ja mingeid neutraalsemaid padjakesi mingite sügislehekestega või millegagi, siis nüüd oli, need tekitavad minust nagu nii sooja tunde, see sügise see sättimine siin kodus ja siis siin kodus olemine ja siis tõmbad endale selle tegikese peale ja jood seda teekest või mingid kakaod ja siis te vaatate perega mingit mõnusat filmi. Oh my god, okei, aga ma rohkem ei äpi. Näeme varsti jälle, ma loodan. Ma püüan teid rohkem kaasa haarata. Kell on, mis kell on? Mis on siit üldse ei näe? Kell on vist 9 midagi. Nii et mul on vaja siin mingeid asju teha veel. Ja siis viime Mäki arsti juurde. Üks asi tuli veel, sest ma praegu nägin oma vitamiini või nende
toidulisandite, vitamiinide purke seal. Mult on päris mitu korda küsitud, kuna ma seda vlogis siin kuidagi kogu aeg teen, võtan neid vitamiine, mida ma võtan, see ei ole kuidagi sponsoreeritud selles mõttes. Võiks olla, aga kahjuks ei ole. Aga ma võtan hommikuti ashwagandat ja omega-3. Kui päikest nii palju ei ole, nagu meil praegu on, siis võtan ka D-vitamiini. Ja õhtuti võtan magneesiumi. D-vitamiini kohta ma ei võta seda praegu sellepärast ka, et ma just lasin seda endal, või mul mõõdeti seda. Ja mul on see suurepärane, ei ole liiga palju, ei ole liiga vähe, täpselt nii nagu peab. Seega D-vitamiini ma praegu ei võta, septembrist kindlasti uuesti hakkan võtma. Ja D-vitamiin on üks näitaja, mida tegelikult soovitatakse ja ma võib-olla soovitaks ka endal lasta mõõta aeg-ajalt, sellepärast, et see on tihti päris mitmete vaevuste võib-olla põhjusest. Vot, nii palju sellest, aga näeme varsti. Räägin siin lõigus, kuidas me suure entukaga sealt Ikeast juba peaaegu ära olime läinud, aga õnneks jäätist süües tuli meelde, et madrats jäi ostmata. Nii et ma siis läksin tagasi ja võtsin Leole selle madratsi ka. Võt, aga ma pidin siit heli ära kustutama sellepärast, et Ikeas oli nii kõvasti muusika, et ma oleks selle lõigu eest muidu copyrighti saanud. Okei, kui keegi teaks, mis muusikat ma siin autos üksi plästin. Mingi täielik alter ego lõub minus välja. Aga tere hommikust, vaadake kui kaunis päike meid saadab siin. Kas ma saan teid panna kuhugi siia peale või te lendate ümber? Juhtus nii, et sain. Ühesõnaga, tere hommikust, käes on neljapäev. Ei, käes on teisipäev. Kell on 8:42, ma olen Mustamäel. Ma olen Kadaka teel, mul on esmaabikoolitus day 2 ja täna on põnev päev. Okay, sest me hakkame praktikat tegema, ehk siis me hakkame neid kõiki asju läbi tegema. Võt. Aga ma jõudsin mingi 15 minutit varem, mis on tore. Ja nüüd ma mõtlen, siin on parkimine vist 2 tundi kellaga tasuta. Ehk siis paneme mingi 9, on ju. Ma mõtlen, et kas ma teen natuke juuti ja käin seda kella pauside aeg liigutamas siin. Sest ma pargin maja eest, sisuliselt siit on mingi minut alla, on ju. Või ma olen tubli ja panen vahepeal, panen endale äratuskella ja panen auto ikkagi 2 tunni pärast parkima, sest koolitus ise lõpeb kava järgi 3:30. Samas ei tea, äkki läheb rutem. Ma arvan, ma käin seda kella liigutamas. Minust on siin eur on muidu tund või 2. Võt, aga teeme taste testi, ma ostsin mingi uue proteiini selle baari. Käisin kiirelt Marientali Selveris läbi ja seal ei olnud üldse mingit head valikut. Ja ma olen seda ka varem vaadanud ja ma olen mõelnud, et see ei tundu üldse hea. Aga kuna seal ei olnud ka midagi väga paremat ja Nixi šokolaadid ma ostan, sorry, neid ainult soodukaga, sest üle 3 € maksta väikse šokolaadi eest
tundub too much. Sorry. See maksis €90. Oli soodukaga. Muidu vist üle 2. Ma pean kellaga jälgima. Okei, 8.44. Ja ma vaatasin, et nii paljud minu need kaaslased juba siin saabuvad, kes olid ka seal koolitusel eile minuga. Aga ma olen olnud täiesti kuidagi, kuna mul jäi üks nädal sisuliselt tegelikult loogimisest vahele, sest ma panin selle eelmise video, ei olnud nagu nädala toimetustest, vaid lihtsalt selline nagu üks video ühe nii-öelda istumisega, siis kuidagi nii raske on jälle leida neid hetki, et mida jäädvustada, mida mitte jäädvustada. Ja päris kiire on ka olnud, sest ikkagi sügis on nagu, või noh, september on ju kohe algamas meie jaoks, see tähendab päris palju igasuguseid muudatusi. Minul hakkab kool juba järgmine nädal pihta. Brianna kooli asjadega on vaja juba järgmine nädal tegeleda, ta läheb oma õpikutele juba järgi. Leo vahetab seda lasteaeda 1. septembrist, ehk siis enne seda on ju veel mingid koosolekud ja asjad. Üldse nii palju igast mingid projekte, mis on nagu nii lahe ja mulle tegelikult meeldib, et mul on palju teha ja kui ma olen hästi ära planeerinud, siis ma jõuan ka, aga siis mingi hetk nagu see kaamera haaramine mingitel hetkedel tundub nagu nii pingutatud ja mitte loomulik, et vaadake, ma teen seda, vaadake, ma teen teist. Ja siis kuidagi ma ei ole saanud seda hetke. Vot. Aga ma nägin eile, vaatasin lõpuks ära, sain ühesõnaga näha oma tunniplaani. Oh my god, ja ma olen nii excited, et seda kooli alustada, lihtsalt ei kujuta ette ka. See on nii veider, sest ma olin alati, ootasin, et millal tekib mul see hetk, et ma nagu päriselt leian midagi, mis mind nagu niimoodi elevusse ajaks just kooli mõttes. Et ma ei tahtnud minna ülikooli lihtsalt selleks, et kuidagi hambad ristis sealt kuidagi läbi suruda ja siis see paber kätte saada ja siis nagu, noh, ma tahtsin päriselt, et ma nagu kuidagi, et see kõnetaks mind, et ma saaks seal nagu kaasa töötada, ma saaks oma arvamust avaldada. Ühesõnaga, see kõik tundub praegu täpselt nii minevat. Ma väga loodan, et see nii ka on, aga kõik need tunniteemad, see on nagu täpselt mina. Nii et see on väga äge. Nii, aga proovime šokolaadi ja siis ma lähen. Selline näeb palju sest. Okei, aga meie Nixi omad on ikka kõige paremad. Kuradi kallid on need poest osta. Aga ma rohkem ei jäpi. Ma ütlen, kas ma kella õigesti panin. Panin. Olgu, näeme varsti jälle. Ma loodan. Nii, koolitus tehtud, läbitud. Teist 100%. Hurraa, võib-olla nüüd, kui keegi esmaabi vajab, siis ma olen julgem ja targem ja võib-olla ei pane pilti tasku nagu viimane kord põhimõtteliselt. Igatahes tehtud, kehtib 3 aastat, nii et hurraa. Hästi vahva ja äge koolitaja oli ka. Ma olen käinud nendel esmaabikoolitustel päris mitu korda ja erinevatel, mingil Punase Risti omal ja kuskil kunagi autokooli omal sai käidud mingi 100 aastat tagasi. Ja ma ei tea, kas ma ise olen nagu muutunud rohkem selliseks, et tahan nagu kaasa teha ja kaasa lüüa või lihtsalt, noh, tegelikult see koolitaja oligi väga-väga tore. Et ma ei tea, mul olid need 2 päeva päris sellised, ühesõnaga jäi palju külge, mis on nagu tore. Oot, aga ma nüüd lähen kiiruga, võtan Mihkli peale, kell on 13.55, nii et nii tore, kui sa nagu kalendris võidad seda aega natuke, sest ma olin mul oli märgitud, et see koolitus kestab kuskil umbes 4-ni, nii et 2 tundi nagu maast leitud. Issand, sorry selle
halva valguse pärast, aga ma tulin Brianna tuppa pikutama. Lihtsalt tuli tuju. Sul tuli siuke energy crash, et täitsa õudne kohe. Kell on 3:30. Ja siis ma mõtlen, et äkki ma pikutan mingi 45 minutit. Ja siis lähen Leole järgi. Vot jah, vaatame. Kuhu tuli üks klassikaline Eesti pere reede õhtul Ülemiste keskusesse shoppama. Briannal on vaja tosse. Ma olen nii enesekindel, et täna on reede, aga tegelikult on hoopis ju teisipäev, aga nii palju rahvast on Ülemiste keskuses. Väga palju rahvast. Ja Briannale me kahjuks tosse Ülemistest ei teinud. Teo sai endale ühed aditossud. Aga mõtlesime, vaatasime kiirelt, et Kurna park on Nike'i outlet on kella 8 lahti ja see Sportlandi oma on kella 7, nii et lähme hoopis sinna. Seal tegelikult oli küll valikut, kui ma praegu hakkan mõtlema. Nii et me hargnesime, mina võtan Rimist kiiresti Leole mingit snäkki ja Mihkel ja Brianna läksid Apollosse, sest et meil on plaan teha täna õhtul kinoõhtu ja osta siis jälle neid popcorni ja värki, et oleks nagu äge. Aga ma nüüd tegutsen kiiresti. Ja mis teed? Kas sa sööd juustu? See on üks juustusöödik. Kas sul on üks juustusöödik? Nii, käes on 20. august. Ja meil käisid siin külalised täna. Kell on praegu 3:30. Nii et me natukene grillisime siin ja chillisime. Ja sõime kooki pidupäeva puhul ikkagi. Nii et ma nüüd natukene, mis ma siin juustega toimub? Et ma nüüd natukene siin koristan. Kuidagi see vlogike on siin väga pillapalla. Vaata, ma korra istun siia peale. Ja siis jätkame koristamist. Nii. Oih, sorry. Nii. Ühesõnaga, tahad ka tulla siia pilti või? No tule, näita, kus sööd juustu. Sa just ärkasid lõunaunest, oli nii mõnus või? Joo, väga mõnus. Ja seoses selle lõunaunega mul tuli meelde, et ma ei olegi teinud ju update'i, kuna ma olen seda vlogi siin väga palju erinevatest päevadest mingid hetki filminud, siis ja kuna ma tahan seda hakata varsti kokku panema, siis ma lihtsalt nagu kerisin enda neid fotosid ja videoid ja vaatasin, et kust see nagu vlog üldse alguse sai või mis me tegime. Me käisime IKEAs ju voodit ostmas Leole ja Leo sai nii-öelda suurte poiste voodi endale. Ja ma ise arvasin, et see kuidagi läheb nagu võib-olla raskemalt. Kuigi ma ei tea, Leon on kuidagi see oma voodis magamine olnud siiamaani super, nagu ta ise on läinud isegi sinna võrekasse niimoodi, et tõstab käed üles, et tõsta mind voodisse, ma lähen nüüd magama, on ju. Aga ma kuidagi arvasin, et äkki kui tal on nüüd see suur voodi, millel ei ole nagu otseselt midagi ees, et äkki hakkab mingi trall pihta. Ja
ei hakanud. ei hakanud. jah, sulle täitsa meeldib seal magada. Nüüd, et ta nüüd ronib sinna voodisse ka ise, ainult et nüüd on see, et ta saabki sinna ise. Ühe korra vist esimese une ajal nagu enne kui ta magama jäi. jah, enne kui ta magama jäi, siis ta vist oli korraks nagu välja tulnud ju uksest tahtnud välja minna, vist läks ka või? Ma ei tea, mind ennast pealt kodus tegi oma esimest lõunaund seal, siis Mihkel rääkis, et ta vist oli. Ja siis ta oli nagu ta tagasi viinud ja sealt edasi ta on nagu kõik uned seal jumala ilusti maganud. Ja kuna sellel voodil on nagu seal eespool on nagu väike äär küll, on ju, siis ma mõtlesin, et äkki ta hakkab sul ikkagi kuidagi niimoodi sabistama, et ta jõuab sinna nagu jalgade ossa, kus tegelikult seal ei ole nagu mingit äärt, et äkki ta lendab sealt kuidagi alla. Hirm oli. Aga ei, ta on ilusti peapodja peal, see on niimoodi õiges asendis terve öö maganud ja nii tore. Ja siis hommikul ka muidu võrekas oli niimoodi, et ta ärkas üles ja siis ta istus seal voodis rahulikult. Noh, ta on ka selline ärkaja. Lapsed on ikka täiesti minusse selles osas, et neil on ka vaja aega ärkamiseks ja neile ei meeldi, et kui nendega kohe võib-olla suheldakse. Et Leo ka istub siis oma voodis ja mõnikord päris tükk aega istub, isegi 20 minutit ta võib seal niimoodi istuda, et ta mängib seal oma nende kaisukarude ja loomakestega ja siis mingi hetk hakkab hüüdma emme ja emme jah. Ja nüüd selles uues voodis ka, et ta ei tule sealt ise, nagu ei pane sealt ise minema, vaid ootabki, kuni me hommikul ta siis sealt võtame. Ja siis ta istub seal ja mängib seal natuke oma kaisujänku ja kes sul on seal laua ja nendega. Ja siis, kui sa oled piisavalt hästi üles ärganud, siis hakkad hüüdma emme. On nii, on ju. Nii et natuke tahtis nagu pisar silma tulla. Ja sa oled mind nii emotsionaalseks muutnud, et natuke tahtis nagu pisar silma tulla. Kui see võrekas sai ikkagi nagu lapsevoodi vastu vahetatud. Et nüüd ta ongi nagu, sa oled nii suur poiss, Leo. Panid käe siia sisse. Panid käe sinna sisse. Et on täitsa suur poiss nüüd meil jah. Aga ma nüüd jätkan koristamist ja ma ei teagi, mis me ülejäänud päeva teeme. See on naerata. Naerata. Tegime siin. Anna on üleval. Anna on üleval, jah. Anna on üleval. Issand, ma olen nii väsinud kuidagi välja. Eks ma vist olen ka. Aga ma olen siin, kell on, ühesõnaga alustame sellest, et täna on neljapäev. Eile oli siis riigipüha ja täna on mul töölt vaba päev. Eile oli ka. Ja ma olen täna terve päev tegelenud mingite kooliks valmistumise asjadega, mingi tunniplaani vaatamise, planeerimise ja värgiga. Ja kell on praegu juba 2:30. Ja võtsin korra pausi, et süüa lõunat. Tegin endale soojaks eile grillitud lõhe ja kartulit ja salatit juurde. Nüüd ma mõtlesin, ma kiiresti söön ja siis jätkan oma asjadega. Kuidagi nii palju asju on praegu jälle tegemises, et ma mõtlesingi, et ma siinkohal selle vlogi lõpetaks üldse ära, et ma jõuaks selle teile ka kokku panna ja ise ka natukene ennast koguda ja puhata nädalavahetusel.
nüüd ma arvan, ma lõpetan selle vlogi siin ära ja alustan äkki uut vlogi esmaspäevast, sest esmaspäev hakkab mul kool. Ja võib-olla oleks äge ja tore seda vähemalt esimest koolinädalat niimoodi jäädvustada. Et mis emotsioonid mul on ja mis on ootused ja võib-olla mis on tegelikkus. Vot, aga jah, ma lihtsalt näitan oma stationit ka korra, mul on siin, see on täpselt mina, hästi palju erinevaid märkmikke, toimetan siin arvutis on ju, aga samal ajal teen siin igasugused mingid tabeleid ja asju endale ka vihikusse, nii et see on täpselt mina planeerimas mingeid asju. Hunnik markereid ka muidugi käepärast kohe ja see on klassika, ma ei tea. Minu jaoks see visuaalne loomine ja värvimine ja tähistamine on nagu nii oluline. Aga see selleks. Ühesõnaga, ma loodan, et sulle see video meeldis. Kui see video sulle meeldis, siis sa võid sellele vajutada ikka like. Siis mina näen ka, et teile meeldib. Vot ja ongi augustikuu kohe läbi. See on ühelt poolt nagu kurb, aga teiselt poolt kuidagi nagu äge, sest palju on ees ootamas, palju põnevat. Ja sa võid jätta alla kommentaari, et kas sina oled ka natukene selles sügise ootel. Aga olge siis tublid ja näeme juba järgmine kord. Tšau!